Head saarlased ja Saaremaa sõbrad. Aasta 2022 hakkab läbi saama ja paras aeg on vaadata aastale tagasi. Aasta ei ole olnud kerge. Me kõik teame, et ta algas suure sõjaga Ukrainas, mis omakorda tõi kaasa suurte põgenike laine üle kogu Euroopa, millest ei jäänud puutumata ka Saaremaa. Saaremaal on jõudnud ligi 650 Ukraina sõjapõgenikku. Need on inimesed, kes on näinud sõda oma kõige koledamas võtmes. Nad on kaotanud oma kodud ja suurel hulgal oma lähedasi. Rohkemal või vähemal määral nad vajavad meie abi. Ukraina sõjale järgnes loomulikult ka kõrge inflatsioon ja hinnatõus, mis mõjutab meid kõiki. Seda me näeme oma elektriarvetelt või ka kütustankides. Ja aasta lõpuks tabas meid järjekordne suur üllatus ehk siis lumetorm, mis jättis meil elektrita ligi 6500 majapidamist üle kogu Saaremaa. See oli raske aeg, kuid me elasime selle koos üle. Samas oli aastas ka helgemaid hetki. Me nägime suurt võidupüha paraadi Kuressaare keskväljakul. Meil olid vapustavad tantsu- ja laulupidu, mis liitis meid ühtsemaks kui kunagi varem. Igas kriisis on midagi head. Antud kriisid toovad välja inimesed parema poole. Me nägime koos, kuidas saarlased võitlesid ja kuidas saarlased abistasid üksteist ja ukrainlasi. Ma soovin teile kõigile rahulikku jõuluaega ja ilusat uut aastat.